Nüüd meil on siis aeg nii kaugele, et ma palun siia meie kaks väitlejat. Meie väitluse teema saab olema küsimus sellest, et kas koolitaja peaks sotsiaalseid muutuseid vedama või neile tundlikult reageerima. Ja mul on väga hea meel, meil on siin kaks väitlejat. Meil on siin Riina Kütt koolituskeskusest Tungal, kes hakkab ütlema meile, et kindlasti peaks olema koolitaja sotsiaalsete muutuste vedaja. Nii ma palun Riina kõigepealt siia. Ja meil on siin Merkuri partneri Eesti koolituskonsultatsioonifirmade liidu juht Kaido Vestberg, kes hakkab siis ütlema, et ei, koolitaja peaks sotsiaalsetele muutustele reageerima, tundlikult reageerima. Tere tulemast, Kaido! Olge head, võtke istet siia. Just, kätleme ka. Enne kui ma annan esimeseks avakõneks sõna Riinale, siis enne ma ütlen mõned asjad veel teile väitluse kohta, aga te võite istet võtta siia laua taha. Väitlus on viisakas intellektuaalne spordiala, midagi võib-olla võrreldavat malega. Peaks alati jääma argumenteeritud seisukohtade vastandumiseks, ei peaks kunagi minema isikute vaheliseks konfliktiks, loodetavasti täna siin ka ei lähe. Väitluse peamine osa on siis vastastikku esitatavad argumenteeritud seisukohad, mis tähendab seda, et peaks tooma näiteid, peaks tõestustega toetama enda poolt öeldavat. Väitluse mõte ei ole kumbagi nendest inimestest siin löögi alla panna, vaid avada seda teemat, sellepärast, et me ise tavaliselt oma loomulikus olekus kuuldes mingit küsimust valime ühe poole ja ei mõtle võib-olla nii hästi põhjalikult lahti selle küsimuse teist poolt, teist vaadet. Väitlus on selleks, et avada mõlemad pooled sellest küsimusest. Ja väitlejate poolt öeldu ei pruugi 100% esindada seda, mida nad päriselt arvavad, sellepärast, et väitlus tuleb huvitavam ja meile väärtuslikum, kui nad natukene keeravad ekstreemi suunas. Et kui nad päriselt sellel skaalal võiksid olla üks natukene keskmest siinpool ja teine keskmest sealpool, siis ma olen neil palunud, et nad selle väitluse jaoks võtaksid natukene veel nagu sinna ekstreemi suunas, ehk et nad ei pruugi ise päris nagu 100% seda arvata, mida nad siin ütlevad. Küll aga ma arvan, see meelsus on siiski nende poolt väljendatud, mida nad ütlevad. Ja siis vormiliselt näeb välja niimoodi, et Riina alustab 5 minutiks, see on kaitstud aeg. Kaitstud aeg tähendab seda, et sel ajal vahemärkuseid teha ei saa, susistada ja koputada vastu lauda saab igal ajal, kui teile tundub, et te tahate siis anda tagasisidet või märku. Kui Riina on lõpetanud, siis saab Kaido võimaluse oma avasõnadeks samuti 5 minutit. Mõlemad siis oma avasõnade käigus oma peamisi argumente, peamisi seisukohtasid tutvustavad. Kui see on läbi, siis tuleb meil teine voor. Teine voor on siis veel korra Riina 5 minutit ja Kaido 5 minutit ja teises voorus nad siis peamiselt tegelevad sellega, et vastata nendele seisukohtadele, mida nad teiselt poolt on kuulnud, reageerida, näidata siis seda eristumist. Ja kui nad on selle teise vooru ka ära teinud, siis meil tuleb vaibakõnede voor. Vaibakõnede voor tähendab seda, et vaip on meil siin maas, kõnelejad olete teie, seega vaibakõned. Üks vaibakõne pikkus on kuni 2 minutit, kes iganes tahab, võib neid vaibakõnesid pidada. Vaibakõnes võib siis toetada ühte poolt, teist poolt, rääkida midagi, mis on endale selle teema raames oluline või lihtsalt neutraalselt analüüsida toimunud väitlust. Rohkem sissejuhatavaid asju ei ütle, loodetavasti, et see, mis edasi juhtub, on teile selgeks saanud ja nüüd on mul siis hea meel anda avakõneks sõna Riinale 5 minutiks. See on nüüd see koht, kus me ka koputame vastu lauaplaati. Super, ole hea. Tere! Mina olen Riina ja ma olen täiskasvanute koolitaja. Ja täna olen ma siin seisukohal, et täiskasvanute koolitaja peab sotsiaalseid muutusi eest vedama. Ma toon oma väite kinnituseks või oma seisukoha kinnituseks 3 argumenti. Alustan sellest, et tegelikult on sotsiaalsete muutuste vedamine sisse kirjutatud juba täiskasvanu koolituse geneetilisse koodi. Ma olen teadlik sellest, et täiskasvanu koolitajaks saadakse väga erinevat moodi. Võib täiesti vabalt olla nii, et sa oled ühel päeval parim kirurg
ja teisel päeval oled sa juba kirurgide koolitaja, kujundlikult öeldes muidugi. Aga see ei tähenda seda, et muutuks täiskasvanu koolituse ja täiskasvanu hariduse põhiprintsiibid, millest selgelt ongi välja joonistunud sotsiaalsete muutustega kaasas käimine, nendele reageerimine, inimeste valmistamine selleks, et nad kohaneksid muutustega, nende isikliku elu parandamine selle läbi, et sotsiaalsed muutused aset leiaksid ja radikaalsemal kujul isegi see, et läbi täiskasvanu koolituse täiskasvanud muudavad sotsiaalset tegelikkust, muudavad ajaloo kulgu. Teiseks ma leian, et täiskasvanute koolitajad peavad sotsiaalseid muutusi vedama seetõttu, et eestvedajaks olemine annab neile täisvastutuse. Kui me midagi veame eest, siis me juhime ja juhtimine tähendab seda, et tegeleda tuleb nii positiivsete tulemuste kui ka võimalike negatiivsete tagajärgedega. Toon näite. Oleme palju rääkinud digipädevusest, digimaailmast, digiteemadest, digisurmast. Kahtlemata on digipädevus midagi niisugust, mis võimaldab juurdepääsu erinevatele ressurssidele ja suurendab seetõttu täiskasvanute ja iga teise inimese võrdseid võimalusi. Aga nagu me teame, siis informatsioon on üks inimese põhivajadus ja informatsiooni omamine kogu aeg endale väga lähedal või tähendada ka seda, et me muutume sellest ülemäära sõltuvaks. Sõltuvus omakorda aga jällegi halvendab meie positsioone. Ma ei hakka siin rääkima isegi sellest, et sõltuvus digimaailmast võib kahjustada meie füüsilist tervist, kas siis istuva eluviisi või kummardava ja silitava eluviisi süvenemise, laienemise tõttu. Kolmandaks ma leian, et täiskasvanute koolitaja peab sotsiaalseid muutusi vedama seepärast, et muutuste vedamine tähendab eelkõige iseenda õppijana määratlemist. Sageli inimesi koolitades me võime võib-olla unustada selle, et koolitamise peamine sisu on tegelikult õppimine. Kui me oleme eestvedajad, siis me oleme ise eelkõige õppijad. Me peame olema esirinnas, me peame olema valmis ise muutuma. Ja olles seda kõike, kogeme me ise omal nahal, kui keeruline on tegelikult õppimine. Et õppimine tõepoolest võtab aega, võtab energiat, loomulikult annab ta seda kõike meile ka tagasi, aga ilma selleta, ilma suure panuseta me ei muutu. Mis tähendab seda, et kui me oleme ennast määratlenud eestvedajatena, sotsiaalsete muutuste eestvedajatena ja me õpime ja me seeläbi muutume, siis läbi selle kahtlemata oskame paremini toetada ka meie õppijate õppimist. Seega siis ma leian, et on 3 väga mõjuvat põhjust, mispärast täiskasvanute koolitaja peaks olema sotsiaalsete muutuste eestvedaja ja olema just nimelt muutuste tuultes, mitte tuules, sest kui me eesti keeli ütleme tuules olema, siis me eelkõige tegelikult peame silmas millegi järel kulgema. Aga leian siis, et täiskasvanute koolitaja peaks olema muutuste tuules, muutuste eestvedajaks, just seeläbi, et selle läbi on tõesti võimalik tuua ühiskonda suuremaid muutusi, on võimalik mõjutada inimesi laiahaardelisemalt, iseennast kaasarvatult ja suurendada inimeste õppimist ja õppimisvõimet. Minu poolt kõik. Aitäh, Riina! Kuulsite siis 3 argumenti, 3 seisukohta, mis toetas seda, et nendes tuultes, mis meie ümber puhuvad, nendes samades muutustest, millest me siin oleme ka konverentsil rääkinud, olgu see globaliseerumine, olgu see digipööre või teised muutuste tuuled, et nendes koolitajatena tuleks olla nende muutuste eestvedaja, võtta see lisavastutus, olla ise see õppija ja siis ühiskonda
enda järel vedada, sest just nii saab genereerida kõige suuremat positiivset muutust ühiskonnas. Nüüd saab olema siis väga huvitav kuulata, kuidas selles väitluses positsioneerib ennast Kaido, kes arvab, et pigem tuleks vaadata, mis toimub, kuhu suunas ühiskond läheb ja siis alles hakata sellele koolitajana reageerima. Nii et järgmiseks 5 minutiks on mul hea meel anda sõna Kaidole. Aitäh. Ja aitäh, Riina, väga huvitavate mõtete eest. Ja ma tahaks kohe hakata 3 argumenti edasi lahkama, aga kahjuks formaat ei näe seda ette. Et ma pean ette lugema selle teksti, mis ma olen ette valmistanud. Aga kuna ma tean seda teksti ise peast, siis ma annan selle teksti Riinale. Ta saab teha märkeid. Nii, kui ma sain selle kutse tulla siia arutama teemal, mis on siin kirjas, siis esimene reaktsioon oli mul selline, et loomulikult iga koolitaja peab olema innovaatiline. Nii nagu Terje Haidak ka hommikul ütles, et tema on kindlasti veendunud selles, et kõik me peame ajaga kaasas käima ja olema innovaatilised. Et koolitaja peab olema nagu sõdur kaevikust, kes esimene välja hüppab, võtab lipu ja jookseb lahingusse. Aga siis öeldi mulle, oot, Kaido, pea hoogu. Riina jookseb lahingusse. Sina jääd kaevikusse, sina reageerid, pead mõtlema asja üle. Ja et sul oleks lihtsam, siis sa võid mõelda tundlikult, nagu see kirjas on. Ma täpselt siiamaani pole aru saanud, mis on tundlik reageerimine, aga see annab mulle vähemalt võimaluse laveerida. Ehk ma ei ole tegelikult eriti suurem asi väitleja tõestamaks neid fakte või asju, millesse ma eriti ei usu. Ja nüüd ma mõtlesin, et mind on tanki pandud. Et nagu öeldi ka, et väitleja peab suutma ka tõestada seda, millesse ta ei usu. Aga ma ütlesin, et ma pean midagi siit leidma sellist, millesse ma usun. Ja siis ma hakkan seda tõestama. Ja kui nüüd vaadata, kui ma hakkasin natuke järgi mõtlema kogu selle asja üle, siis tegelikult jõudsin järeldusele, et kui me oleksime mõnikümmend aastat varem enne kaevikust väljahüppamist käsu peale, lahingusse jooksmist, jäänud kaevikusse ja mõtlenud natuke aega, äkki meil poleks seda poolt sajandit võõra võimu all olemist olnud. Äkki me oleksime ise suutnud midagi targemalt välja mõelda, kui hakata kohe käske täitma. Ehk tegelikult ma jõudsin järelduse, et kui hakata sellele küsimusele vastama, siis võiks küsida nii, et kas koolitaja peab olema tuulelipp, kes igale sotsiaalsele muutusele reageerib. Keegi midagi ütleb, kohe jookseme. Või äkki me peaksime aja maha võtma, natuke mõtlema ja siis alles midagi ette võtma. Ma ei esita teile argumente, sest ma ei taha väita teile midagi ette anda. Ma esitan teile 3 küsimust. Ja ma usun, et kui me nendele otsime vastuseid, siis me saame aru, et me tegelikult ei tohi olla tuulelipud. Esimene küsimus on see, kas kõik sotsiaalsed muutused on teretulnud. Siinkohal võib meelde tuletada anekdooti, mida väga paljud meie lääne ärimehed armastavad rääkida, kui jutuks tuleb Eesti äritava. Ja see anekdoot oli siis see, et 2 ärimeest istuvad restoranis ärilõunal, mobiiltelefon heliseb, üks hakkab vastama, räägib täiesti süüdimatult, teine ei taha olla kehvem, helistab ka sõbrale, küsib, kuidas läheb, teine vaatab, et see räägib edasi, sööme suppi ja räägib jällegi telefoniga. Ja lõpeb lõuna ära ja mõlemad ütlevad siis üksteisele, et helistame. Et üks on tehnoloogiline muutus ja see, mismoodi me siis käitume üks ühele näost näkukontaktis või digikontaktis või vahendatud kontaktis, see tegelikult on see sotsiaalne muutus. Ja küsimus on see, et mõnedele see meeldib, mõnedele mitte. Eks me oleme erinevad. Et ilmselt ei ole alati tark iga sotsiaalse muutusega kaasa minna, veelgi enam seda vedada. Nii, teine küsimus, kas sotsiaalset muutust saab eest vedada? Olete mõelnud sellise terminite peale nagu muutus ja muudatus? Mis seal vahet on? Muutus on muutumise tulemus, muudatus on muutmise tulemus. Et muutus on midagi sellist, mis on toimunud, mida me ei juhi. Ja seda ei saa juhtida. Et kui skolastiliselt läheneda, ma ei tea, kes see kirja pani, aga see oma olemuselt on valesti kirja pandud, ehk järelikult muutust ei saa eest vedada. Aga kui jätame see skolastika kõrvale ja mõtleme nagu laiemalt, et näiteks me praegu kogu see eesti keele mõjuvõimu vähenemine on siin toimub, et kas sellest lähtuvalt siis näiteks see, kuidas see oligi, kadaka sakslus areneb, eks ju, et kas see on nüüd seine muutus, mille vastu me peaksime seisma, kas me suudame seda muuta. Ma usun, et Riina oma kodus kindlasti suudab võru keelt edendada, seda kindlasti.
et muutust ei saa juhtida. Ja kolmas, viimane küsimus on see, et mida me ootame koolitajalt. Hommikul oli jutuks see, et mis on koolitaja metafoor, mäletate? Me ei oota koolitajalt infot, me ei oota koolitajalt enam ka oskusi, sest neid on võimalik õppida, aga me ootame koolitajalt suunda, kuhu suunas liikuda. Ehk see tähendab seda, et koolitaja peab analüüsima erinevaid sotsiaalseid muutusi ja otsustama, kuidas moodi nendele reageerida. Aitäh! Nii, aitäh! Kuulsite siis Riina poolt toodud kolme seisukoha kõrvale nüüd kolme küsimust, milles oli küll küsimuse püstitus, aga sisaldus ka ühtlasi siis vähemalt osaliselt seisukohavõtt või kriitikanoot. Nüüd on siis teine voor, millest ma rääkisin, kus veel korra mõlemad väitlejad saavad sõna, aga seekord siis saab põhifookus olema sellele, kuidas nad teise poole materjalile vastavad, reageerivad, mis on nende vastused nendele seisukohtadele või küsimustele. Ja meenutan siis veel kord, kui see voor ka läbi saab, siis on eks teil võimalik esitada oma märkuseid, küsimusi, vaibakõnesid. Aga nüüd siis veel korra 5 minutiks sõna on Riinal. Jaa, aitäh kolleeg Kaido mind sellises huvitavasse olukorda panemast, et ma saan tegeleda küsimustega. Tõsi, tegeledes selle teema ettevalmistamisega, mõtlesin mina ka taaskord sügavamalt järele selle üle, et kuivõrd on meie sotsiaalne tegelikkus praegu niisugune, et meie koolitajad tegelikult ka siis neid muutusi või muudatusi eest veavad. Ja mulle tundub, et siin ongi just nagu saatuse sõrmena tõesti mõned sellised sõnakasutused juba alates sellest, et meie konverentsi pealkirjaks on muutuste tuules olemine, mitte tuultes olemine või tuuleks olemine, vaid just nimelt ikkagi tuules olemine, mis tõesti eesti keele tähendab ju nii-öelda järgnemist pigem kellelegi. Siis jaa, ma arvan, et see on tegelikult niisugune teema, mille üle me ilmselt peaksime ühel hetkel tõepoolest arutama sisulisemalt ja pikemalt, et kuivõrd me täiskasvanute koolitajatena suudame esile kutsuda sotsiaalseid muudatusi ise suuremas plaanis. Kahtlemata me taotleme seda igakordselt, ma usun, eeldan, et inimesed meie hulgas, kes on teadvustanud endale selle missiooni, siis nad püüavad selle sotsiaalse muudatuse poole oma iga koolitusega läbi konkreetsete inimeste, läbi konkreetsete situatsioonide, aga võib-olla tõesti siin võiks tegelikult olla ka selline veelgi suurem, põhjalikum ja laiahaardelisem lähenemine ühiskonnale tervikuna. Selleks, et me ei oleks tuulelipud ja selleks, et me ei järgneks siis mitte muutustele, vaid tõepoolest ise neid muudatusi ka ellu kutsuksime. Nüüd, mis puudutab seda küsimust, et kas see sama muudatuse küsimus, et mulle tegelikult tundub, et ma selle praegu ka juba käsitlesin, et see on samamoodi see muudatuse teema siinkohal selline sõnadele tähenduse andmine ja õige tähenduse järgimine, mis tegelikult on väga hea tähelepanek Kaido poolt, et korrektse mõtlemise tagavad meil ikkagi korrektsed sõnad, korrektsed laused ja väga kergesti võib tekkida vääritimõistmine, kui me sõnu korrektselt ei kasuta. Nii et kordan selle teise küsimuse juures siis üle veel kord selle esimese küsimuse juures toodud mõtet, et täiskasvanute koolitaja peaks jällegi oma nii-öelda geneetilisest koodist lähtuvalt sellest, et olles täiskasvanute koolitaja, juba nagu põhieeldusena peaks olema valmis selleks, et me muudame midagi ja et me juhime muudatusi. Kui nüüd vaadata seda küsimust, mida me ootame koolitajalt, siis ma leian,
et see mõttekäik Kaidolt, et me ootame koolitajalt, või see seos pigem, et me ootame koolitajalt suunanäitajaks olemist, seostub tegelikult ikkagi sellesama sotsiaalsete muudatuste ellukutsujaks olemises just läbi selle teadlikkuse, vastutuse võtmise nii tulemuste kui tagajärgede eest ja vastutuse võtmise õppimise eest, iseenda õppimisest teadlikuks saamise eest ja selle läbi ka professionaliseerumise eest. Sest kõik see, mida me praegu tegelikult räägime, viib paratamatult selles samas suunas, millest täna meil oli ka juba juttu. Et kui täiskasvanute koolitaja on teadlik iseenda rollist, kui ta süsteemselt tegeleb iseenda ja oma valdkonna arendamisega, siis see paratamatult suurendab ka ühelt poolt professionaalselt, teiselt poolt siis sellist isiklikku autonoomsust selle professionaalsuse sees ja seda kõike evides on kahtlemata võimalik ollagi just nimelt selline täiskasvanute koolitaja, kes siis näitab suunda, olles ise siis eelkõige nagu see suunakehastus, ütleme siis nii, siinjuures. Ja ma arvan, et kõige lõpuks tõepoolest see mõttekäik ka Kaido poolt, et kas alati peab kõigepealt kohe välja kargama ja lahingusse tormama või on aktsepteeritav ka see, kui natukene kaevikus mõelda ja vaadata, siis ma kindlasti olen seisukohal kaasa arvatult, et tegelikult refleksiivne praktika ja selline tõeline professionaalne täiskasvanu koolitaja oskab valida situatsiooni, kus ta kas kargab kaevikust välja ja tormab lahingusse või ta siis tegelikult pigem ootab ära selle suurema kaudtule löögi ja läheb kaevikust välja pärast seda, kui miinid enam tema ümber ei lõhke. Mulle väga meeldis see, kuidas Riina oma sellisel armsal leebel moel ütles midagi, ma nüüd ütlen selle kuidagi selgemate sõnadega välja, mu meelest ta viskas üks väikse kinda Andrasele ja siis, ma ei tea, võib-olla ka koolituskonsultatsioonifirmade liidule, et minu meelest see, mida Riina ütles, et täiskasvanu koolitaja saab sotsiaalseid muutuseid eest vedada juhul, kui ühiselt koostöövõrgustikus lepitakse kokku, mis see visioon on, kuhu suunas seda muutust viia. Nii et mulle tundus, et see oli see, mida ma Riinat kuulsin just ütlemas. Aga Kaidol on ka võimalus veel kord sõna võtta. Kaido mulle vahepeal ütles, et Riina ju toetab mind. Väitluse käigus päris sageli juhtub, et pooled mitte ei kaugene teineteisest, vaid tegelikult lähenevad teineteisele, sest nad leiavad kohti, kus nad nõustuvad. Nii et see on täitsa loomulik nähtus, aga sellegi poolest saame nüüd kuulda, kuidas Kaido vastab Riina algsele 3 seisukohale ja võib-olla kas ta on rahul nende vastustega, mida Riina tema küsimustele andis. Nii et viimaseks kõneks siis sõna Kaidole, enne kui läheb sõnajärg teile. Aitäh. Vaatasin nüüd need Riina 3 argumenti, et ma arvan, et nendega tuleb täiesti nõus olla, et loomulikult koolitajaks pürgivad need, kes on piisavalt edevad, tahavad esineda, ehk geneetiline kood peab olema vastav. Teine oli siis see, et võtavad täisvastutuse. Ma arvan, loomulikult me muidu ei hakkakski rääkima, et vähemalt me ise usume sellesse, mis me räägime ja ma usun, eetikaga on meil kõik korras. Ja 3. loomulikult koolitamine on minu arust parim viis teiste õpetamiseks. Ma olen alati öelnud, et kui sa asjast aru ei saa, siis proovi kedagi õpetada. Siis saad ise sellest lõpuks aru, millest räägid. Nii, aga kui nüüd tulla selle visiooni ja selle suurema teema juurde, siis see on tegelikult tõsisem teema. Ja selle juurde me jäimegi arutama, et mis on mida oodatakse koolitajalt. Ja ma arvan, see on see, millest täna on palju räägitud ka väärtuste ja muude kontekstis. Kui Larissa Jõgi ütles, et tema küsitluse tulemusel siis koolitaja metafoor oli eelkõige suunanäitaja, siis tegelikult küsimus ongi see, et milline see suund on, et kus see visioon on. Ma olen päris kindel, et Süürias ISISe koolitajad on väga head koolitajad. Nad oskavad väga hästi oma jüngrid välja koolitada. Ainult küsimus on see, et see suund on tõenäoliselt teine ja kas meie tahame sinnes suunas minna. Ja sellepärast kogu see globaliseerumise teema minu arust on ka väga oluline. Ma ei kujuta küll ette, kuidas seda ellu viia, aga jah, ilmselt läbi koolitamise, läbi õppimise on võimalik ühiskonda muuta, ega teisiti see praktiliselt võimalik ei ole. Aga jah, kuidas moodi seda õiget suunda leida, nüüd on omaette küsimus ja neid
näiteid siin moderaator tõi ka hommikul ühe näite selle praktikult praktikule teemale, mis on ka tegelikult koolituses praegu väga levinud. Et me arvame, et praktik on kõige parem praktikukoolitaja ja seda mina oma äris kuulen pidevalt, on ju. Ja mitmed koolitusfirmad on lausa sellise slogani välja töötanud ja kasutavad seda koolitustel. Aga kui hakata nende inimestega rääkima, mis see praktika on, siis tegelikult nad saavad aru. See on nagu siin ka, et alguses esimene reaktsioon on see, et jah, me kõik juhime muudatusi või muutusi, aga tegelikult kui hakata mõtlema ka praktika peale, siis mis see on? See on ühe meie kogemus mingil ajahetkel. Ja selle kohta Hiina vanasõna ütleb, et 2 korda samasse jõkke ei astu. Ehk täpselt sama ajahetke tõenäoliselt tulevikus enam ei tule. Ehk tegelikult see, mida konkreetsem on mingi näpunäide või soovitus, seda vähem on ta tegelikult rakendatav. Ja mida teeb teooria? Teooria teeb ju seda, et ta võtab paljud erinevad praktikad, mitmete meeste ja naiste praktikad, analüüsib neid ja püüab leida mingisuguse ühisosa ja mingid järeldused teha. Ja siis ütleb, et vaadake, kui te võtate N+1 variandi, siis tõenäosus, et see kehtib, on päris suur. Et tegelikult väga sageli lihtsalt me peame suutma panna oma õpilased, kui nii võib öelda, või koolitatavad, ma ei taha öelda õpilane, see nagu halvustav, et meie kolleegid panna mõtlema nende asjade peale, mille peale nad varem ei ole mõelnud. Ja see on tegelikult selle koolitaja eesmärk ja suund, mida ta peaks tegema. Ja loomulikult ma olen ka nõus seda, et see, mis on visioon või mida me tahame saada, see on ka ühiskondlik kokkulepe. Et kuhu me tahame välja jõuda. Et see on tegelikult poliitikas ka me võistleme. Et kas on siis konservatiivne niisugune isamaalisus või on mingi teistsugune liberaalsem seisukoht, see on tegelikult, see ongi see sotsiaalse muutuse otsus. Ja siit on muidugi üks mu endine kolleeg, kes praegu kahjuks on ära läinud, siin Mati võttis vahepeal sõna, temaga olen palju rääkinud sel teemal, et kas koolitaja võiks olla poliitik. Et loomulikult, kui ta poliitikat õpetab, siis ma arvan küll, eks ju, ja selles valdkonnas, aga kui ta õpetab näiteks, ma ei tea, tavalist äritegemist või mingeid muid asju, siis ma arvan, et liigselt ühte asja uskuda, see pimestab. Sest usk ei vaja argumente. Kui sa midagi usud liialt, ja seal võib olla ka see oht, et see poliitiline tagatuba ja kogu see ajupesu hakkab tööle, et sellepärast ma arvan, et koolitaja peab suutma distantseeruda vähemalt koolituse ajal nendest asjadest. Aga see on päris keeruline me kõigil enne. Nii, aga ma saan aru, et sotsiaalseid muutusi on meie ümber hästi palju, neid pidevalt toimub ja mõelgem sügavalt ennem, kui me hakkame ühte või teist muutust toetama. Aitäh! Nii, suur aitäh. Antiigis olid siis 2 koolkonda, ühed olid filosoofid, teised olid sofistid. Filosoofid ütlesid, et väitluses selgub tõde, et me väitleme ja saame teada, kuidas asjad päriselt on. Sofistid ütlesid, et tõde kindlasti ei selgu, pole olemaski, aga väitluses võib selguda võit ja meie täna siin ei selgita otseselt kumbagi välja. Aga te võib-olla olete jõudnud selle väitluse käigus uute vaatenurkade või küsimusteni, mida teil enne väitluse algust ei olnud ja seega loodetavasti väitlus on täitnud oma peamist eesmärki, mis on teema avamine ja lahtirääkimine. Vaibakõnede aeg. Vaibakõned võivad siis, nagu ma ütlesin, toetada ühte poolt, toetada teist poolt või rääkida millestki hoopis kolmandast, mis enam-vähem on siiski teemaga seotud. Mikrofon on siin. See nüüd ei ole laudkonna teema, vaid see on individuaalne. Kes soovib või rääkida mõnest küsimusest, mis tal tekkis enda peas seda väitlust kuulates. Vaibakõne võimaluseks mikrofon on nüüd siin minu käes. Kes soovib? See proovib. Vähemalt inimesed vaatavad mulle otsa nüüd, enne ei vaadatud. Vaibakõne. Kellelegi? Ei pea püsti tõusma, ei pea sinna ruumi ette tulema, võib täitsa oma koha pealt rääkida. Kuule, kas ma seisan ruumis, mis on täis koolitajaid või ei seisa ruumis, mis on täis koolitajaid? Kas te ei seisa kogu aeg ruumide ees, kus on, super, aitäh. Kellegi peal ikka töötab intrigeerimine. Põhimõtteliselt on lugu selles, et moderaator tuleb hädast välja päästa. 3 teesi. Punkt 1. Absoluutselt iga liigutus, mis me teeme, iga koolitus, mis me teeme, iga kõne, mis me peame, kannab mingeid väärtusi. Väärtusvaba koolitust, väärtusvaba õpetamist ei ole olemas. Küsimus on selles, kas me teadvustame seda, mis väärtusi me kanname, oleme me need sõnastanud või ka mitte sõnastatult teadvustame neid.
kas see tegevus on teadlik või alateadlik. Sellest sõltub osaliselt see meie sotsiaalne mõju. Sealhulgas see suund, mida me oma mõju ka kanname. Teine tees. Koolitaja või koolitus, mis ei ole sotsiaalselt tundlik, on kontekstivaba. Kontekstivaba koolitus ei kõneta mitte kedagi. Kolmas tees. Iga koolitus taotleb mingit muutust. Kui seda muutust ei sünni, siis on koolitus äpardunud. Siis ei õppinud keegi midagi. Ja siit me tulen esimese teesi juurde tagasi, kas see muutus, mis ma oma koolitusel teen, on teadlik või mitte teadlik. Ja sealt tuleb see, kuhu ma kedagi vean. Aitäh! Kas see innustas kedagi järgmist, andis julgust järgmisele võtta sõna ja avada oma mõtteid, mis tekkisid seda väitlust kuulates või vaibakõnet kuulates? Keegi veel tahab mind välja aidata? No näed. Tere! Kuulates neid kõnesid, mul tekkis mõte, et kas sotsiaalseid muutusi saab vedada üksi. Et siin on, kas koolitaja peaks sotsiaalseid muutusi vedama. Et minu jaoks on küsimus see, et kui on HTM-i esindaja ütles, et täiskasvanu haridus on väga killustunud, on peaaegu 1000 organisatsiooni, et siis äkki need organisatsioonid peaksid liituma selleks, et neid sotsiaalseid muutuseid vedada. Aitäh! Ja, ole hea. See on väga õige mõte, et me peaksime liituma ja mina esindan ka koolituskonsultatsioonifirmade liitu, aga siin on muidugi üks suur aga, et HTM on pannud kokku täiskasvanu, ma ei tea, keskhariduse või baasformaalkoolituse ja siis täiendõppe. Ja seal ma arvan, et on osa või ühisosa leida natuke keerulise. See on minu isiklik arvamus. Nii, veel kedagi, keda on inspireerinud need sõnavõtud, väitluse sõnavõtud? Aha. Läheb, ei saa vedama, siis ei saa pidama. Ole hea. Jah, mina toetaksin praegu nende sõnavõttude alusel seda tundlikult reageerima, mitte eest vedama. Ja selles osas, et kui ühiskonnas on seda laadi sotsiaalsed muutused, mis on meie väärtustega vastuolus inimesena ja rahvusena, siis tegelikult on hoopiski ülesandeks väärtusliku traditsiooni või teadmise säilitamine. Need siis mitte muutmine, vaid hoopiski tuleks midagi säilitada. Nii et pigem tundlikult reageerima, midagi toestama ja midagi siis hoopiski säilitama või kaitsma. Aitäh! Veel otsin vaibakõne soovjaid ja huvilisi. Nii, ma näen, siin on, kas tuleb sealt? Ei. Hästi, hea küll. Siis ma arvan, et nii meie tänased 2 väitlejat, kui te kõik selle osalemise eest, toetamise eest olete nüüd ühe aplausi ära teeninud. Lõpetame sellega oma väitluse. Aitäh!